Kõigile tervist, jälle mina. Kõigepealt paar admin asja ja siis lähme asja juurde. Esiteks, on suurim hea meel teile teavitada, et meil on tekkinud 2 toetajat. Milshed on meile saatnud igavesti lahe kingikoti, kus moekad T-särgid, taktikalised kindad ja muud ninni-nänni. Kui te mingil põhjusel ei tea, siis Milshedis saab igast militaar- ja matkakaupasid. Lisaks neil on ka kasutatud militaarkaupasid, nii et mõttekoht. Teiseks toetajaks on meil tekkinud Matrix Protect, kes juba iidamast ja aadamast toodab taktikalist varustust ja kaasa arvatud ka meie Eesti digilaigus. Nemad on siis toetanud 3 esikohta kinkekaartidega väärtuses 50 €. Nii et praegu võiks öelda, et esikoht saab võidu väärtuses umbes 150 €. Nii et pingutame. Teiseks otsustasime, et ei hakka piirama seda harjutuse tegemise ja meile saatmise aega. Nii et kui teil on, elu on kõigil, eks ole, et ei ole jõudnud veel eelmise harjutusi teha, siis saatke kas või 2 harjutust või isegi 3 harjutust korraga. Et ei ole kõik veel hukkas. Ja lisaks ei ole meie võistlusele registreerimine üldsegi kinni. Nii et kui te vaatate neid videosid ja mõtlete ilgelt äge asi ikkagist ja tahaks veel registreeruda, siis see on täiesti võimalik. Et Shoot & Score'id lehel registreerige võistlusele, tehke harjutused järgi ja väga hästi. Pingerea antud harjutusest paneme esialgu sama video kommentaaridesse ja vajadusel siis täiendame seda. Pingeritta läheb ainult teie eesnimi, nii et suurt kuulsust siit ei tule. Aga nüüd harjutuse juurde, lähme nüüd sihtmärkide juurde. Vaja läheb siis 3 sihtmärki, vahemaa umbes 5 meetrit, 1, 2 ja 3. sihtmärk. 3. sihtmärk on nüüd meil maagiline. Ääred on kaetud, ehk siis siit jääb ainult alfa-ala. Punktide arvestus tuleb nagu ikka. Alfad, Charlie'd, alfad. Must ala on meil siis maik, ehk siis möödalask. Näiteks need täpikesed on siin möödalasud, ehk siis -10 punkti. Laskepositsioonid on siis 25 meetri peal, 15 ja 5 peal. Iga laskepositsioon on siis iga sihtmärgi ees. 25 meetri pealt me laseme seda lahedat teibitud sihtmärki. Alustame nagu ikka. Püsti asendis, salv on all koos 5 padruniga ja 6. padrun on meil siis padrunipesas. Signaali peale haarame relva, sooritame 3 lasku, seejärel liigume positsioonile, mis on 15 meetri peal. Jääme seisma, sooritame 3 lasku, seejärel liikudes 5 meetri positsiooni peale, teeme salvevahetuse, liikudes. Jõuame 5 meetri peale ja sealt sooritame siis ka 3 lasku. Ja ongi kogu harjutus. Selles harjutuses me siis jätkame nii-öelda gaasi ja piduri kasutamist, ehk siis treenimist nii oma liikumise juures, kus tuleb kiiresti startida, kiiresti seisma jääda, kui ka oma päästiku näpu liikumisel, et kus nagu liigutada seda natukene kiiremini, kus natukene aeglasemini. Ja salvevahetus on meil ka käsil seekord, nagu sai mainitud, et teeme seda lihtsalt liikudes. Nüüd on jälle see koht, et kui te tahate mu suust mingisuguseid targutamisi kuulata, siis vaadake edasi, kui aga ei viitsi sellega tegeleda, siis tiiru, laskma, filmima ja parim tulemus siis meile teele. Tõenäoliselt 25 meetri pealt see päästiku näpp ei liigu meil nii kiiresti nagu 5 pealt, aga jällegi see ei tähenda seda, et ülejäänud liigutused peavad aeglustama, et näiteks me 25 meetri pealt me teeme sama kiiresti seda haaramist etteviimist, et me ei pea siin aeglustama. Võib-olla üks asi, millele tähelepanu pöörata, et relva etteviimisel mitte lüüa seda tugevasti ette, nii et salv ära lendab, vaid
enne seda viimast lõppu võtan natukene hoogu maha, et kogu maailm meil seal ei väriseks. Täpse lasu sooritamiseks kõigest viige sihik paika ja liigutage päästiku näppu nii, et relv ei liiguks. Lihtne. Ja kiirete järjest laskude jaoks ka mingit otseselt kunsti ei ole. Hoia relv piisavalt tugevasti kinni ja on juba jälle hästi. Seekord liigume siis diagonaalis, aga see ei ole mingi märkimisväärne muutus. Põhimõtted jäävad samaks nagu ka eelmisel harjutusel, et proovime startida ilma mingisuguse lisaliigutuste, lisasammudeta. Ei ole mõtet üleliigseid liigutusi teha, et võidame pisut ikka aega sellega. Jõudes positsioonile jällegi sama põhimõte nagu eelmisel harjutusel, aga siin te peate lihtsalt varem seisma jääma. Ehk siis varem natukene pidurdama hakkama. Nagu sai öeldud, eesmärk on jõuda laskepositsioonile juba valmis asendis. Relv on üleval, juba sihime ja juba ka päästame. Liikudes salve vahetamisel ka otseselt mingit muutust ei ole, et ühe laseme minema, teise paneme, saadame siis silmadega edasi. Ärme jää seda põrnitsema, sest et me võime komistada ja siis läheb nina küll veriseks. Aga aitab targutamisest. Lähme harjutama.
No nii, järjekordne spordipäev on möödas, et loodame, et kõik on elusad ja mitte nagu meie siin väsinud ja tõenäoliselt päikese käes ära põlenud. Kuna selle harjutuse, võistluse mõte on tegelikult parendada oma oskusi, siis loodan, et teete neid harjutusi korduvalt, pöörate tähele oma puudujääkidele ja teete ka mõningad parandused. Mis veel? Aga aitab küll. Kui on endiselt küsimusi või seda enam mingisuguseid häid soovitusi mulle, et mis ma võiksin paremini teha, vähem pudistada näiteks oma jutu rääkimisel või mis iganes, andke märku. Aga muidu näeme augustis. Ära seda filmi.